käisime ära antiikpoes, kahes kaltsukas ja Targetis ja nüüd meil on auto asju täis. Läksime, võtsime lõuna, kohvi ja läheme nüüd uude majja. Siit on natukene näha, üks hästi lahe maale, seda vist ei ole näha siit. Kast asju täis, kott seal ka veel. Saab jälle väikse hauli teha. Juhu! Ma ei tea, kas ma nii valges olen saanud näidata meie maja esist, aga hommikuti istun mina siia maha, hakkan kohvi jooma, eks ole, ja vaatan oma imelist mõisapargikest. Siit väike allee, õue ja praegu on talv, praegu on kõik siukene, nagu ta on ju. See, et Austraalias on ikkagi selline hoov, on väga suur asi, sellepärast, et kõrbes ju kõik tahab ära surra, mis tähendab, et siin ikkagi on vaja hoolitseda selle eest, kastma peab seda ja nii edasi. Nii et siin on kõik selline ja varsti on kõik lehtes, siis ma tegelikult siin pool polegi kunagi käinud. Vaatame korra siia ka. Saab väikse jalutuskäigu teha, on ju. Veits on hirmus ka, sest siin keegi ei käi. Ahaa, ma leidsin augu väravas, see tuleb ka kokku panna. Siia on kogunenud siis meie uus tavaar. Siin on veel kastides asju, pärast näitame. Ja meie esimene söök uues majas. Võtame need toolid nüüd. Toimub siin. Mustad või? Tavai. No mis tunne on süüa? Esimest korda enda uues kodus. Ma ei ole veel ampsu jõudnud võtta. Mõnus. Päike paistab. Jahe meid. Aga kusjuures hästi tuuline õues siin tegelikult üldse ei ole. Vaata, kõik on ära varjatud. See on hea. Varjab ära. No me peame veel värava läbi käima. Ma leidsin väravast ühe augu. Nii et sinna tuleb midagi teha. Easy fix. Aga ma arvan, me peame kõik nagu põõsa tagant selle väravaga läbi käima, et ei oleks mingi otse, ma ei tea, kõndimist kassil teise hoovi või midagi. Jaa. Hans läks kaste juurde tooma, siin on siis osa kraami, mis sai veel kokku kogutud. Need on kõik siuksed asjad, mida ei saa pakkida ja siuksed tüütud. Võta sa siis ülevalt. Võta siit kinni, kus mina võtsin. Ja ma üritan siis nagu kuskilt saada. On liiga väike võtta olnud. No lase lahti. Aga tõsta siia maha palun see. Minu tšillipuu potis. Ma ei tea, kas ta seal ellu jääb. Aga võib-olla ta on suurema potti vaja, aga ma vähemalt saan ta transportida uude majja. Meil on juba mitmes tiir. Läheme majja, mitte täna, aga muidu üleüldiselt mitmes tiir. Nii et maja hakkab tühjenema. 2 autot on asju täis. Esimesed kapid lähevad välja. Nüüd reaalselt kodus näeb välja, nagu me koliksime ka enne. Oli kõik kapid ja sisud. Ja siis nüüd me läheme 2 autoga uude majja. Tassime asjad tuppu ja Hans hakkab kappe kokku panema, mis oli Soulehe omad tegelikult. Kui meil on Soulehe omad, me Soulehe raha maksma. Ei. See on boonus. Kuna me teame, et see kapp jääb siia kindlalt, siis ma paigutan ära kõik meie klaasid, mis siin on. Hans sai omale jõulu- ja sünnipäeva kingituseks sellise konjaki, ma ei teagi, mis selle nimetus on, aga igal juhul nüüd on see ilusti meil kapis.
kappe kokku panema, Brenda pakib seal asju lahti, nagu ta juba näitas teile. Ja kuna ma unustasin süüa enne, kui me siia tulime, siis sealt tuleb meie pitsamaan. No Brenda, kuidas sul läheb? Halvasti. Need kapid ei ole loogilised, mu asjad ei mahu nagu... See on liiga kõrgel siin. Ehk siis ma põhimõtteliselt igalt poolt saan kasutada ainult alumist riiulit, mis tähendab seda, et arvatavasti oleks loogiline, ma teen siiagi teengi mingi teekapi, hommikusöögi need, vaata. See ja mingi puderi asjad on ka meil praegu nagu riiulis, mis mulle iseenesest meeldib. Ja ma paneks need siia ja nõud ma panen hoopis siia. No pane. Mis sa arvad? Miks mitte? Et siia tulevad, siis tegelikult siit on ülihea ülevaade ka nõudele. Kõlab hästi. Nagu tõmbadki kappi lahti, võtad siin oma kausikarjad, särgid ja siin on vaata see, et siin tuleb Tetrist mängida. Kui selle tõmbad lahti, siis sa seda ei saa. Ehk siis kui sul on vaja lihtsalt taldrik ja noad kahvid võtta, siis ei saa. See on loogiline, et ma võin siia lihtsalt. Siin on kõik asjad laiali. Sätin siin purgikesi. Lähme haamrile koju järgi. Ma arvan, et kõlarik rääst meile kõlarik praegu, et muusik kuulata. Kodus käidud, läpakas. Siin kotis on haamer ja kõlarid. Võtan väikse veintsi ka. Ja töö jätkub. Jah. Vannituba on valmis. Mu lemmikruum üldse. Mis vibe see selline on? See on nunnu või? See on nunnu või? Ei, ma ei tea. Mulle ei meeldi see. Alguses ma ei mingi, mida ma teen selle roosa vanni ja ma ei tea, punase roosa põranda ja nende kuldsete kõikide asjadega. Ja siis ma mõtlesin, lisame lihtsalt neid detaile veel juurde siia ja see tuleb ülilage. Nagu vaadake seda nurka, kui nunnu ja seda nurka, kui nunnu ja seda siin. Ja siin mul oli puudu see vannisool, siit ma leidsin just lusika. Imeline. Mitu tundi hiljem näeb kõik palju normaalsem välja. Need kastid on tühjad. Asjad on kappides. Ma näitan seda kappi. Ma kõik ei viitsi praegu näidata, aga tada, see on päris hea. Mulle see väga meeldib. Hans sai riiuli kokku, need asjad ei käi seal, aga ma lihtsalt panin praegu suvaliselt eest ära need. Ja ma ikkagi seda kappi ei taha, nii et see tuleb kuskile, ma ei tea, kuhu see läheb. Hans sai siit kapid kokku. Yes, koristan. Üks kapp on siin. See tegelikult see läheb kontorisse vist, see ei meeldi, see ei sobi kuskile. Ja teine kapp on see, mis see kokku sai. Siin alla lähevad sellised nagu punutud kuubikud ja nende kuubikute sisse läheb siis vetsupaber. Nii, ma tulen nüüd kaltsukast. Ma vist ei ole kunagi nii häid skoore saanud. Esiteks, ma sain vaadake, kui nunnu koti sisse mulle pandi. Asjad on ju, Hello Kitty koti sisse, eriti nummi. Aga ma käisin siis Salvoses, et igaks juhuks me otsime ikkagi lauda endale. Leidsin ülilahedad pokaalid, ülilahedad tassi ja siis ma järsku vaatan mingi punane kulund lina mingi laual peal. Siis mõtlesin, milline see laud huvitav välja näeb. Tõmbasin lina pealt ära, otsisin hinda, ei leidnud, siis kutsuti tagant koss välja ja ma lõpuks sain laua $80 eest. Ja siis ütles, et sa ei taha teada, kui palju see laud tegelikult väärt on, et ta on mingi erilisest puust, mida iganes, et ülihea leid põhimõtteliselt. Ja siis mõtlesin, ma lähen käin Vinnisest läbi, sest kunagi ei tea, sinna võib tulla mingid neid toole või mingid ägedaid antiikasju, aga need lähevad tavaliselt kohe ära ka. Ma kohe siis näitan, mis ma sain täna kodutiiru shoppingust. Ma sain sellise täpilise kostüümi. See on üliäge. No võib-olla veits näeb pidžama välja, kuhu sai kinni panna.
aga ma arvan, kui siin mingi käekott ja võib-olla mingid punased kõrvarõngad või midagi lisada. Kõigepealt ma sain 2 sellist pokaali, mis on üli nunnud minu meelest. 3 daala, 3 daala. 6 daala kokku. Siis Kmartist ma ostsin laualina. Ja muidugi sellised 2 daala. Ma ostsin 2 tükki. Ma võib-olla oleks võinud osta 4 tükki. Ja nagu... Aga see pole mitte nagu komplekt. Ma arvan, ma lähen järgi. Neid oli veel. Ma ostan 2 tükki veel neid. Käekott nagu korralik. Tundub täiesti kasutamata. Issand, no küsimus, kuidas see lahti käis? Pael sees. Igal juhul. Ja kui ma sellega hakkasin ringi käima seal, siis kõik olid mingi, vau, kus sa selle leidsid? Siin on roosiprossid. See käib ees siit niimoodi kinni, tagant on lahtine, pärlid. Ja ühesõnaga, kui ma sellega hakkasin ringi käima kaltsukas, siis kõigil oli mingi, oh my god, kus sa said? Ja ma vaatasin kiirelt brändi ka. Selle brändi kleidid algavad seal $500. Mina skoorisin selle $40. Ja siis ma arvan, ma panen sinna, Texasid ei olnud tol hetkel, siis ma mõtlesin, ma lihtsalt proovin ühte seelikut ja siis mulle see seelik hakkas nii väga meeldima, et põhimõtteliselt võib-olla see seelik siia juurde. Väike kuubik sinna WC-sse. Sellised klaasist alused ostsin ka. Need olid $1, 3 tükki. Kauss oli $2. Laudlina, seda ma ei öelnud. See seelik maksis 10 ja see sidrunilaudlina maksis ka 10. See mingid osad asjad on Kmartist, mitte kaltsukast. Hans helistas, et laud on tal peal, nii et ta ütles, ta korjab mu peale ja viime laua uude majja ära. Nii et ma nüüd ootan teda. Hans ütles, et ta tuleb mulle järgi. Ma ei oodanud teda sellega. Kusjuures see oli kunagi meie auto. Mingi 4 kuud vist. Minu vana püstne. Ja see on nüüd Antsu tööauto. Või noh, Antsu töökoht ostis meilt ära selle. Meie laud on seal taga. Nõusti kinni või? Muidugi nõusti kinni. Ise panin. Aga ja, meil oli see auto, meil oli kiirelt ühte autot juurde vaja, sest kui ma läksin Veinikesse tööle. See oli minu tööauto. Mingi 3 aastat tagasi Antsul oli vaja millegiga koju ka tööle saada. Yeah. Siis me lihtsalt ostsime kiirelt selle auto endale. See on püstne. Kuulikindel. Ikkagi meie aasta auto. Jah, 96. Nii et järgmine aasta saab 30-aastaseks auto. Aga sõidab nagu kulda, teadna. Veab laudu kohale. Et me teeme temaga natukene kallutame jalad taeva poole. Okay. Proovime. Ei, see ei lüüta. Ma mahugi see ukse sisse siis. Tõstame lihtsalt nagu seinale lähemale teda, sinna ukse kiidale lähemale alumist äärt. Normin kilp laseb lihtsalt näha. Täpselt õige värv kõik asjad. Siia poolutke. Aga siis ma vastu veidi, mida nii hakkab arvutada keskel olema. Ei, just nagu siia poole jääb rohkem see mingid sektsioon ja äkki siia võib ikka mingi veinikappi panna ja nii edasi. Mis ma ostsin? Tada! Lahe on ja? Nätale on ilusa puitlaua kinni. Ei, aga ma arvan, et see on nagu mõnikord, vaata. Pidupäeval või? Jah. Aga oleneb, kuidas nagu kodusisustusega käib. No mida, kui lumi, noh. Väga lumi. Meie kahekesi õhtust söömas. Väga nunnu. Lumi, jah. Nii, väike update teile siia. Ma jäin vahepeal haigeks ja ma nüüd otsin omale salli tegelikult, et mul kindlasti kurk veel haigeks ei jääks, kui ma siin uue vahet jooksen. Täna on reede, mis tähendab, et meil on veel homme ülehomme. Siis Hans läheb Perti, siis Hans tuleb koju. Siis meil on nädalavahetus, siis lähen mina Sydneysse. Siis ma tulen koju, siis järgmine päev 2 päevaga me peame ära kolima. Siit nagu näete, on kõik juba tühi. Lilli ma veel ei taha viia, sest
meil on rulood ees seal majal ja nädal aega on ju seal need majaomanikud, ehk siis me siis ei lähe sinna lilli kastma ega midagi. Ja Hans siis uuris välja, selle laua all on see brändi nimi ja mis iganes, seesama laud siis maksab pea $2500. Nii et me saime ülihea saagi. Ja nüüd ongi see, et Hans mõtles, et ta uurib, teab ühte restaureerijat, kes äkki teeks selle laua korda. Ta on nagu jumala normaalne laud, aga lihtsalt ongi triipsud-träpsud, et võib-olla nagu, kuna me saime nii hea hinnaga selle, et siis võib-olla tasub see nagu ilusti korda teha. Aga nüüd oli see, et meil otsime toole ja toolid on mega kallid. Käisime antiikpoes vaatamas, 2 tooli saad $350–400. Ja meil oleks nagu 6 vaja, mõtlesin ka, et nagu muidu on 6 ja 2 tükki võivad olla siis, ma ei tea, üks on külaliste toas, teine meie magamistoas või kontoris, et need võivad olla lisatoolid, et kui meil on rohkem inimesi, siis lisatoolid toome välja, nad võivad olla teistsugused, need ei pea olema samast komplektist. Hans nüüd leidis ühed toolid, umbes midagi sellist, mida me otsime, aga need toolid, muidu isegi mingid suvalised toolid on mingisugune $70 tükk või midagi, et see naine oli nõus alguses andma vist $30 tükk ja Hans siis küsis $150 eest neid 6 tooli, mis teeb $25 tükk ja me saime siis 160-ga. Aga nüüd ma vaatasin uuesti neid pilte ja ma päeval ütlesin, jaa, võtame kindlalt need toolid, ülihead toolid ja ma hakkasin vaatama ja seal on nagu punane puit. Aga meie laud ei ole punane. Eks me näe siis, ühesõnaga praegu meil need toole on vaja, need on ülihea hinnaga, nii et arvatavasti ma võtan need ära isegi, kui nad on veits punased. Me saame need tulevikus maha müüa, kui me leiame mingid paremad toolid, aga vähemalt meil hetkel siis on ikkagi sinna stiili toolid, sest praegu muidu nad maksavad mega palju. Hans tuleb tooliga, mul on seal üks, kohe tulevad Kaisa ja Marek siia, toovad sombrerot ja siis me saame teha oma teise dinneri siin majas, aga esimese siin laua taga koos toolidega. Nad väitsa erinevad on. No ja see matchib võib-olla rohkem selle kapiga. No ma arvan, et kui tulevikus leian midagi paremat, siis võime uued osta ja need maha müüa. Või tähendab, ei jõudnud, jah? On niimoodi praegu. Laua lille võiks olla. Kahjuks seda ka ei ole. Noot. Hans helistas, et ma filmiksin, et ta jõuab džungliga kohale. Meie palm tuleb. Oleme nüüd päeva valguses siin ja nagu ma eile arvasin, et toolid ei sobi siia üldse. Ei ole isegi asi selles lauas, et see ei sobi lauaga, ta ei sobi selle kapiga, ta ei sobi ühesõnaga mitte millegiga, need punased toolid, see ei sobi. Kolisime ära omad taimed, taimela, see ei jää niimoodi, aga kuna kõikides teistes tubades lähevad rulood alla, siis see on sisehoov siia, me ei tõmba rulood alla, siis taimed saavad 2 nädalat päikest. Veits koridorikraami on siin. Siin on õue asjad. Külalisse tuba. Nii, Hans on praegu Perdis ja homme jõuab Hans koju ja homme jõuavad siis ka Lääne-Aussist majaomanikud siia. Ja meil on kõik siin pillapalla laiali, ja et ma tulin siis praegu veel lilli kastma ja siis homsest kuni järgmise reedeni, ehk siis 19. siia majja enam ei tule, siis majaomanikud siin teevad midagi konditsioneerida asjadega. Täpselt nädala pärast me kolime täitsa sisse. Ja nagu ma vist olen rääkinud juba siin sellest, ma ei ole kindel igal juhul. Point on see, et majja ju kolitakse tühja majja Austraalias enamasti. On maju ka, mis on möbeleeritud, aga neid on pigem vähem ja need on alati kallimad. Tookord, kui me majja kolisime, oli see maja tühi, me ostsime sinna kogu mööbli, mida iganes sul vaja on, pesumasin ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kuna me teame, et see kodu on meil ju ajutiselt,
nii-öelda pidi siis 4 aastat olema, aga nüüd oli 2 aastat ja nüüd see siin on ka arvatavasti 2,5 aastat, siis ma ei taha siia järgmist 10 tonni alla panna, ehk siis me tuleme kogu oma mööbliga siia, aga ilmselgelt see maja on natuke teises stiilis, nii et ma käin siis iga päev praegu, mitte iga päev, aga väga tihti, käin läbi Kmartist, Targetist, erinevatest poodidest, kaltsukatest, nii et teen jälle väikse hauli. See oli see juurde oluline, et see ei tunduks nagu, et ma kogu aeg käin ja ostan mingi hunniku mingit stuffi juurde. Mul Kmartist leidsin siukse asja, see maksis $2. Neid vahukomme ma siit seest ei taha, aga ma olen otsinud sellist topsikut päris kaua. Ja ma ei leidnud, see on küll plastmassist ja nii edasi, aga ta käib ilusti kinni. Ma tahtsin kuhugi panna enda vannipommid vannitoas. Nii et ma võtan need vahukommid siit seest ära ja panen oma vannipommid siia. Küünlad. Ma nägin lahedat pilti, kus oli selline alus. Ma soolehes kasutan hästi palju neid aluseid ja siis siin aluse peale ma panen hästi palju küünlaid ja sellise seti ma teen siis päikesetuppa. Siis ma ostsin pildiraame, ilmselgelt igale poole siis tuleb väikeseid pildikesi ja ka kui varem mul oli selline beige või valge peab olema, siis nüüd on kõik selline vintage või natukene siuke modernsem või kuldne, nii et ma sain jälle kaltsukast mingisuguseid. See sobib väga hästi selle kapiga, eks ole. Ja siis selline valge kulunud pildiraam, jumala lahe. Supid, retseptiraamat. Me oleme Hansuga praegu suppide peal ja meil on mingi 3-4 suppi, mida me sööme ja retseptiraamat on tore ka kujunduseks kööki panna. Ma võin öelda ka $1 ja $2 ja teised olid vist $1. Sain õue sellise nunnu laterni, siis ma panen küünla sisse. See maksis $3. Ülilahe leid, see on mu lemmik. Kui nunnu roosa vaas. Ma arvan, et see sobib siia laua peale üli hästi. See pole päris see. Igal juhul väga nummi vaas. See maksis $10. Ja kohe vaatame, mis ma sain Targetist. Ma ostsin Targetist juurde need küünlad. Ülihead, ma mõtlen, nagu mulle muidugi meeldivad päris küünlad, aga enamik suvel ei taha neid väga palju põletada, sest niikuinii on vähe hapnikku ja need tuulikud käivad kogu aeg, siis ei ole hea neid päris küünlad siin tuulikut all põletada. Need fake küünlad näevad alati sellised feigid ja koledad välja. Taga on juba selline küünal olemas. See on reaalselt päris vahast küünal, aga see on fake küünal puldiga. Nii et ma ostsin ühe paki juurde, et mul on siis 2 tükki vannitoas, 2 tükki on siin suures toas. Vannitoas te juba nägite. See oli soodukaga $6. Ma ostsin ühe veel. Küünlaalus oli soodukaga, ma arvan, mingi $2. Ma ei tea, palju see maksis, aga ka sobib siia väga hästi. Järgmine leid vaasid ja ka kuldne, hõbedane jälle täpselt meie teemaga. Ja siuke nunnu küünal, see maksis ainult mingi $3 või midagi siukest, üliõlhnaga on ka ja sellest saab hiljem ka mingi nunnu kausikese. Nii et siuke sokk. 6 aastat Austraalias oleme elanud tänaseks päevaks. Täpselt täna, 6 aastat tagasi maandusime Brisbane'i. Ja nüüd, kuigi tegelikult ma olen mitu nädalat kolinud juba, aga nüüd täna hakkab see päris kolimine siis pihta. Ja, täna homme ja. Ma ei tea, kas meil kuskil video on, aga reaalselt siin taga on siis meie nii-öelda magamistuba ja nädalaga tagasi olid siin oksad ainult. Ja see on täiesti lehtes, nii et kõik tärkab, kevad on. Nii et võt, lahe. Jah. Homme on suur kolimise päev, aga me ikkagi otsustasime, et me teeme nii palju täna veel mingid köögiasjad. Toome ära, kui saame. Ja siis järgmised nädalad me elame niimoodi. Meie fancy uhmer ka siin. Kuhu me paneme selle? Kuhu me paneme uhmeriga? Jah. Kuhu kappi? Nüüd tuli veel. Tahtsin mikrooniga kaasa võtta. No võt, homme.